Nii, tere pärastlõunat ka minu poolt. Mul on teid väga hea meel tervitada tänasel koosviibimisel ja tänud teile senise hea koostöö eest ja tänud ka meie kolleegidele Finantsinspektsioonist, kes on siis aastad üles ehitanud ja alal hoidnud finantsjärelevalvet. Mul on hea meel tutvustada ka minu juures olevaid paneliste. Robert Kitt, Eesti Swedbanka juht, Heido Fitsur, Vabariigi Presidendi majandusnõunik ja Andres Viisemann, siis LHV varahalduse nõukogu liige ja ka pensionifondide fondijuht. Pensionifondide varade maht kasvab selle kohustuslikust iseloomust kiiresti, ulatudes tänase päeva seisuga ligikaudu 3,3 miljardi euroni. Selle süsteemiga või fondidega on liitunud ja oma vara usaldanud siis fondivalitsejate kätte ligikaudu 700 000 inimest, mis loomulikult teeb ka meie jaoks sellest ääretult olulise järelevalve prioriteedi. 3,3 miljardit raha on juba täna Eestile väga suur raha. Ja üks alalisi küsimusi finantssektoris on aastaid olnud see, et kas ja kui palju on meil seda luksust, seda raha jagada piiritagustele aladele või siis ettevõtjatele, kelle seos Eesti majandusega puudub. Ja sellise küsimuse saame eelkõige tõstatada põhjusel, et makseid pensionifondidesse teeb Eesti riik ka ise. Investeerimisega seotud inimestele on see muidugi märksa keerulisem küsimus, sest ühelt poolt peaks siis fondivalitseja saama vabalt investeerida, olla oma valikutes vaba, et saavutada siis parim tootlus osakuomanikule ja seejuures ka siis kohaselt riske juhtida ja teiselt poolt ei saa me võib-olla rääkida sellest, et kas me saame ka samaaegselt teist isandat teenida, ehk siis kindlasti investeerida Eesti majandusse või Eesti ettevõtetesse. Ja see on olnud väga pikalt meil diskussiooniks erinevates foorumites, et kas ja kuidas on võimalik neid kahte asja tegelikult siis ühendada. Või mis on need tuumpõhjused, et miks siis erinevalt võib-olla mõnest teisest riigist oludes, kus riik on teinud märkimisväärse arengu, ei peegeldu see pensionifondide investeeringutes ulatuses, nagu mõned meist võib-olla sooviksid rohkem näha. Ja ajalooliselt pensionifondide investeeringuid Eestisse võite näha minu selja tagant olevalt slaidilt. Mitmetes riikides on näha täna suurema tootluse eesmärgil liikumist siis alternatiivsetesse investeeringutesse. Sellega tegelevad täna päris mitmete riikide pensionifondid, kus siis liigub raha võib-olla turgudele, mis ei ole nii läbipaistvad või kus ka nähakse siis riske, et on raskem hinnata nende varade õiget väärtust. Eestis näeme pigem vastassuunalist arengut, seda näiteks uute indeksifondide kujul. Lubage mind ka täna korra võib-olla astuda välja riskide poolest, mis võimaldab mul siis vabamalt seda arutelu juhtida. Homme olen ma tagasi oma töö juures ja tegelen sellega, milleks Finantsinspektsioon on ellu kutsutud ehk ka riskipoolega. Aga siit sõnasabast kinni võttes ma kohe küsiksin Andreselt seda, et me näeme Eestis praegu väga sellist tihedat arutelu indeksifondide teemal ja kui mina
nüüd võttes või vaadates seda osakuomanikuna, siis ma tegelikult, tekib mul küsimus, et kas see on pikas perspektiivis nagu hea sõiduplaan. Eraldi instrumendina on ju indeksifond väga hea alternatiiv teistele varavalitsemise viisidele, aga teiselt poolt, kui vaadata riigi poolt, et kas on siis mõtet hoida üleval erinevaid fondivalitsejaid, sest et indeksifondide investeerimisel võiks ju olla see printsiip, et sa hoiad kulud võimalikult all ja milleks üldse siia vahele vaja sellised eraõigusliku fondivalitsejad, et riik saaks ju ise ka sellega hakkama ja kui me võtame tänase võib-olla sellise tuumteema investeeringud Eestisse, siis indeksifondide kaudu investeerimine tõenäoliselt vähemalt keskmises perspektiivis oleks nullmäng Eesti majandusele, et kuidas sa näed nagu seda, et kui me näeme ühelt poolt võib-olla liikumist alternatiivsetesse investeeringutesse paljudes riikides, siis meil mõnevõrra see diskussioon on kaldu nagu teisele poole, no minu arust sa vastasid nagu selle küsimuse natukene ise ära praegult, et mis midagi nagu tähendab, mida tähendab nagu indeksifondi investeeringud, no ütleme, Eesti investeeringute nagu kontekstis on ja noh, selge tähendab see tähendab ka seda, et no kohalikke investeeringuid siis ei tehtaks või ei oleks ja ütleme, see raha läheks kõik väljaspoole, et makrotaustaga inimesed võib-olla tajuvad seda paremini kui mina, et ma peaksin nagu seisma eelkõige fondi investorite kõrge tootluse ja investeeringu nagu kindluse nagu eest, aga makropildis jah, et see on nagu Eesti majanduse jaoks, ma usun, nagu kaotatud raha, et kui kõik väljaspoole läheks. Ja ütleme, sellele küsimusele jälle võib-olla ei ole ma ka õige nagu ütleme, sel kontekstis vastama, et need, kes selle reformi tegid, peaks mõtlema ka siis, et mis oli selle pensionireformile nagu pandud ootused, et kui sellel oleks olnud nagu ainult üks ootus, et investeerida raha võimalikult odavalt, siis oleks nagu indeksifondid olnud see valik, aga ma arvan, et see võimalikult madalad kulud ei olnud ainuke ja tõenäoliselt ka mitte nagu peamine eesmärk, et mikspärast nagu pensionireform aastaid tagasi nagu läbi viidi. Aga sa seda ei karda, et te ju ka ise lõite enda kõrvale siis indeksifondi nii-öelda aktiivselt juhitud fondide kõrvale, et siis nüüd olete te endale sättinud päris nagu tugeva surve, et osakuomanikeks hakkab mõõtma teid endid, eks te oma aktiivset fondi, mis on siis kallim versus siis passiivne fond, mis või no see on jälle, et mille järgi nagu valitakse, et ma vahest nagu natukene hirmuga vaatangi seda diskussiooni, et võib-olla see on ka teadlikult niimoodi ütleme, sõnastatult või nagu freimitud või nagu seotud, et mingi asi tõstetakse nagu teisest asjast nagu tähtsamaks, et tasud on tähtsam kui miski nagu muu, et ma arvan, et nüüd, kui need fondid on nagu olemas, põhimõtteliselt kõigil fondihalduritel on oma fondid olemas, et ma arvan, et tänasel päeval enam ei peaks nagu võrdlema nagu siis ka indeksifondide omavahelisi tasusid, peaks vaatama indeksifondide nagu tootlusi pärast tasusid, et see tõenäoliselt peaks saama nagu targemaks ja üks asi mulle tundub jälle, mis on ka täiesti sellest diskussioonist nagu välja jäänud, on ka fondide nagu riskitasemed, et ma ei tea, kas on tingimata nagu häid mõõdupuid, millest me kõik nõustuksime, et kõige paremini nagu riski nagu mõõdaks, aga fondide riskisus on nagu täiesti nagu välja jäänud, praegu on nagu üks driver, et võib-olla mingis seltskonnas, ma millegipärast usun, et see võib-olla ei ole ka kogu ühiskond, kes selle üle nagu diskuteerib ja pigem on sellest saanud mingil kombel nagu niisugune nagu müügiargument, et taandada kogu teema ühele lihtsale ja kõigile arusaadavale nagu küsimusele, mis ma arvan, tegelikult ei ole kõige tähtsam küsimus, et ta on oluline küsimus, aga kindlasti võib-olla, ma arvan, mitte peamine küsimus. Heido, jaa, me ju usume, et me oleme oma riigis teinud hea arengu, et miks siis on nii, et tegelikult ütleme, Eesti ettevõtete osakaal pensionifondides on suhteliselt väike olnud, ta küll oli siin eelmise buumi ajal korraks kõrgem, aga seal ka üsna palju ühte liiki instrumentides, mis enamalt olid seotud võib-olla kinnisvaraga, et kas ettevõtete struktuur siis Eestis ongi selline, et nad ei olegi kõlblikud siis kuidagi pensionifondide jaoks? Ma seda just ei ütleks,
aga kui me vaatame, siis need ettevõtted, mis kunagi olid täiesti kõlblikud ja kes olid Tallinna börsil, ei ole enam Tallinna börsil ja ei ole üldse iseseisvad ettevõtted. Nii et siin ei ole just küsimus struktuuris, vaid siin on küsimus selles, et kellele ja kuidas ettevõtted ja mis staatuses nad kuuluvad. Ja kui nüüd tulla tagasi nende ettevõtete juurde, mis meil veel siin põhimõtteliselt võiks olla hästi investeerimiskõlbulised, siis millegipärast ei ole Tallinna börsi elustamist ja üldse meie raha- ja kapitaliturgude arengut eriti oluliseks peetud. Siin on jälle küsimus selles, et mida millal tehakse ja milliseid riske tahetakse ära hoida. Ja paraku on riskid olnud praegu sellised, et ärme lähme turule, et esiteks tuleb poliitilist jama palju, nagu teinekord on siin riigiettevõtetega manööverdamisel tulnud ja kardetakse jälle, et keegi midagi teeb, see on niisugused poliitilised, mitte majanduslikud hirmud, mis takistavad meil ettevõtteid või on takistanud ettevõtteid selliseks muuta, et nendesse saaks pensionifondide raha palju rohkem investeerida kui praegult. Nii et, ja teiseks, et seda ei tähtsustata. Ei tähtsustata seda, et Eesti riik vajab tegelikult arenenud kapitali ja rahaturgusid, rohkem arenenud, kui nad praegult on. Kuid ma olen nõus sellega, et selliste asjade käivitamine sisaldab riske ja teine ilmselt tuleb maksta ka kooliraha. Ja seda ei taheta teha liiga palju. Aga muidu meie ettevõtetel pole häda midagi. Robert, sulle enam-vähem sama küsimus, sa oled olnud ka mõlemal poolel, kunagi fondivalitses, kes ka valitses pensionifonde ja täna panganduse poolel, mis tegeleb laiemalt ettevõtete finantseerimisega, et mis see põhjus siis olla võiks, ja kas äkki üldse ei ole vähe Eesti ettevõtetes täna raha, et võib-olla ongi piisav hulk selle turgu arvestada? Ma täpsustaks grammatiliselt, et fondivalitseja valitseb siiamaani, kus ma ennem olin. Suhteliselt hästi veel niimoodi. Aga ma tuleks tegelikult, soovisin juba ennem Andrest katkestada, aga jäin siiski ootama oma küsimuse järgi. Ma tuleks korraks tagasi nende indeksite juurde. Ja tõepoolest, et kui me räägime ainult tulust või siis tulust ka siis ühe komponent fonditasude mahust, et see on nagu kolmedimensionaalne see kera taandamine jooneks või lapikuks või midagi sellist. Et risk ja tulu käivad alati koos ja kui me räägime kodumaistest investeeringutest, siis indeksid, kus mis on ikkagi Ameerikast välja kasvanud, seal võib tõesti öelda, et kui investeerides aktsiaturule, sa enam-vähem saad nagu lähendi selleks, kuidas majandusel läheb. Nõus. Mida suuremad ettevõtted, mida tugevamad Ameerika ettevõtted, seda rohkem on nende osakaal indeksis ja seda rohkem võibki öelda, et niimoodi, kuidas läheb nendel ettevõtetel, nende aktsiatel, niimoodi läheb ka pensionifondid. See on väga õige. Nüüd tuleme Eestisse. Mis siis on õige indeks? Kas USA on seal, kas on maailma aktsiate indeks, millest USA oli vanasti 55%, või on Euroopa indeks, või on milline indeks? Me tahame, et meie investorid saaksid umbes sellist tulu, nagu läheb umbes Eesti majandusel. No siin on ka erinevad lähtekohad, et mõni võib-olla ütleb, et tegelikult Eesti majanduses saavad inimesed palka, mistõttu ei peaks siia pensionivara investeerima ja täpselt tagurpidi, aga mis see siis nagu on, mis on see õige indeks Eesti inimesele? Ja ma arvan, see vastab ka nagu sellele küsimusele, et kas oleks olnud mõtet teha ühe ülbaline riiklik pensionifond, kindlasti mitte, sest mõne jaoks on see rohkem USA-d ja mõne jaoks rohkem midagi muud. Aga pilt läheb palju huvitavaks, kui me vaatame võlakirju, et võlakirjaindeksites, kui aktsiate puhul on selge, et mida tugevam ettevõte, suurem tublim, seda suurem osakaal, siis võlakirjade puhul on täpselt tagurpidi, et mida rohkem on riik võlgu võtnud, seda suurem on tema osakaal indeksis. Et palju õnne. Nüüd tulles Eesti juurde tagasi, miks meie ettevõtted ei ole kaasanud nii palju kapitali turgudelt, et tegelikult oleme sellega siin Finance Estonia töörühmas, ma arvan, Priit, umbes 10 aastat
tegelenud, et olukorras, kus 2005 laias laastus pluss-miinus läksid Hansapank ja Telekom mõlemad ära, et ikkagi börsil olevate ettevõtete arv või see kauplemismahud on drastiliselt kukkunud, investorite arv ja nii edasi. Et ühest küljest ta ei ole nagu täitnud seda funktsiooni, et ettevõtted saavad kapitali, mistõttu ettevõtetel ei ole nagu olnud väga suurt motiivi sinna minna, sest sa ei ole suutnud ka nõudluse puudumise tõttu, sa ei ole suutnud sealt kapitali tõsta, mis on nagu olnud börsi üks põhilisi argumente. Ja börsil ei saa igaüks minna, sa pead olema kriitilise suurusega avalik ettevõte, publicly listed company, avalik ettevõte. Sul on terve rida piiranguid, miks sinna igaüks ei sobi. Ja nüüd võib-olla mingit pidi nagu sillutades selle diskussiooni lõpuni, et kas krediidiasutuse poolt või ütleme ikkagi finantseerija või laenaja poole pealt vaadates proovitakse ehitada üles mitmeid konflikte sageli, et pankadele ei meeldi, kui ettevõtted võtavad börsilt raha. Vastupidi, mis saaks olla ilusam, kui ettevõtted võtaks börsilt raha, mida me saaks üles võimendada. Et muidugi meeldiks, aga lihtsalt kõik ei ole valmis ja ma arvan, et teine dilemma, et pangad, eks ju, versus aktsiaturud või krediit versus aktsiaturud on ka see, et uus ja versus vana majandus, et ma arvan, et siin on näiteks ühisrahastusplatvormid, eriti mis tegutsevad aktsiakapitali tõstmise näol, on väga selgeks heaks tehnoloogiliseks vahendiks kokku viia nõudluste pakkumist mingil teisel moel. Ma arvan, varem või hiljem realiseeruvad ka seal mingid riskid, mistõttu tuleb rohkem järelevalvet ka sellisele professionaalsetele turuosalistele, aga ma näen, et see on kindlasti teekond edasi. Ja see on tõesti huvitav, et tegelikult, mis sa välja tõid, et indeksite puhul jah, me ju väga ei räägi, vähemalt avalikus meedias ajakirjanikud siis indeksi komponendiks oleva ja alusvara, eks mõne ettevõtte probleemist, et Andres, et ma siin piilusin vahepeal telefonikonverentsi ajal, et sa kuidagi oled vist seotud 2 lennuki ostmises pensionifondidesse, et nüüd ei saa enam öelda jah, et ei ole väga alternatiivseid asju, aga et see on sulle küsimus, et mulle tundub, mina järelevalvana muidugi, mul on tore, et tegelikult ajakirjanduseks võtab ette iga üksiku Eesti investeeringu, aga kuidas sina nagu teiselt poolt vaatad, et sa saad ju aru, et eks kui Eesti on üks väheseid riike tõenäoliselt, kui su lennuk 2 tundi reisil hiljaks jääb, siis on sul esiuudiseks kusagil uudiste portaalis see, et ja lisaks huvide konfliktid väikeses Eestis, et kas ei ole nagu vahel seda mõtet, et milleks üldse nagu see, et võiks ju ka väga lihtsalt maailma aktsiaturgudele läbi indeksite investeerida ja kohustuslikus korras niikuinii see vara tuleb või rahalised maksed sinna fondidesse, et jätaks üldse selle või kas teki seda motivatsiooni, et milleks mulle see Eesti investeerimine, kui ma pean nii nagu alasti olema võrreldes võib-olla välisinvesteeringuga? Eks selle alasti olemisega nagu harjub ära, et seal on nagu treenitud nagu päris pikalt, on ju, sellist nagu näopeksu nagu saad nagu erinevast nagu suunast, on ju, et inimene muutub vahest nagu immuunseks mingite asjade suhtes ja võib-olla hakkab isegi provotseerima. Et me oleme nagu omavahel ka varem nagu rääkinud ja ma olen nagu su juures vaibal käinud ja rääkinud ka päris mitmeid kordi nagu sellest ja nagu deklareerinud sellest, et mingi asjade tegemata jätmine sellepärast, et keegi võib sellest küsida või halvasti nagu kirjutada, et see iseenesest ongi juba nagu huvide konflikti nagu situatsiooni realiseerumine, et kui ma asetan nagu enda mugavuse ja ebamugavad küsimuste nagu ärahoidmise nagu kõrgemale kui lõppkokkuvõttes nagu osakuomanike nagu tootlused ja lepin nagu sellega. Et ma ei tauni, ei viska nagu ette, see on nagu üks osa nagu sellest nagu tööst ja me oleme nagu ütleme oma ettevõtte nagu investeerimise nagu strateegias seda selgelt nagu deklareerinud, et kui meil tuleb see mõte, et me jätame midagi sellepärast nagu tegemata, et see on halb, et me asetame investorite huvid nagu kõrgemale kui aktsionäride huvid selles olukorras ja vahest on lihtne, mitte vahest, nagu alati, see teeb nagu otsustamise nagu lihtsaks, et kelle huvides sa käitud. Ja ma ütlen nagu siin ka, et vaadatagi, et see nagu karta hirmsalt, et keegi küsib või tekib huvide konflikt ja ütleme ka see lähenemine sellesse, et kas see on nagu mingi sõna on võib-olla järsku nagu demoniseeritud, nagu
et ma arvan, et huvide, minu arvamus on, siin võib inimesi olla, kes vaidlevad nagu vastu, et huvide konflikti situatsioonis olemine ei ole nagu, ma arvan, nagu seaduse rikkumine, et huvide konflikti realiseerumine on nagu seaduse rikkumine, et sa nagu sellises olukorras nagu, sellises olukordades sattumise vältimine, et ma ei pea seda õigeks, ma arvan, ma pean et vabalt, mul ei ole probleemi sinna nagu minna ja teadlikult, et ma tean, et siis ma olen nagu luubi all, mind vaadatakse ja siis tuleb asju nagu korralikult nagu teha, ja kui ma seda väldiksin, et see on nagu minu arust probleem. Robert, ma küsin sult sama küsimuse, on võib-olla natuke teise nurga alt, et et Finance Estonia ja meil on olnud siin erinevaid foorumid teise samba investeeringute osas ja seal on ka ühe tõrkena või võimaliku tõrkena siis jäänud kõlama see, et fondivalitsejad, kes kuuluvad siis suurtesse gruppidesse, kus omanikud ei ole eestlased, et neil ei olegi huvi, eks, et neil ongi huvi hoida võib-olla asjad lihtsamad, nad ei taha sealt distantsilt tegeleda väikese Eesti ja tema investeeringute probleemiga, et ongi lihtsam jälle taas, eks, teha globaalseid investeeringuid ja läbi omandi siis sellise struktuuri, nagu ta meil on mõnedes fondivalitsejates, ongi tegelikult nagu suuresti välistatud see, et väga palju Eesti ettevõtetes riski võetakse. Andres ütles tegelikult siin minu arvates selle vastuse ära, et vanasti oli IFS, võib-olla nüüd on mingi muu seadus, aga ja IFS on ka veel alles, nagu sinu fondivalitseja. jah, aga IFS ütles kuskil esimestes paragrahvides suhteliselt mustvalgelt, et fondijuht peab igal ajahetkel talitama investorite või osakuomanike huvides ja mitte fondivalitseja enda omaniku huvides. Ja see tegelikult vastab ka ära küsimusele, et kui meil on mingisugused kodumaised investeeringud või mingisugused võlakirjade pakkumised või IPO-d, siis ma arvan, kuskohast raha tuleb, eks ju, ka riik maksab sinna sisse, et on selge huvi, et kodumaine pensionifond neid varasid analüüsiks ja mina arvan niiviisi, et see, et ei ole mõningaid asju ostetud, on võib-olla sageli funktsioon, ütleme, riskitootluse suhtest, mitte sellepärast, et ei ole olnud kapatsiteeti analüüsida. Ma ütlen, Robi, kui ma võin natukene nagu teravamaks siin nagu ajada, et ma ütlen, et see oli ka mõnda aega nagu tagasi, mul aastanumberid ei ole meelde, et see oli nagu Rahandusministeerium ja EBRD korraldasid nagu pensionifondide nagu teemalise nagu konverentsi, et selles, mis hotell see on seal Toompea nagu ääre all nagu asub, ja ma ütlen, seal minu arust oli just nagu keegi Roburi nagu nõukogust, et kes esindas fonde nagu teatas, et neil on nagu shareholders approach, et mingil kombel, et ma kahtlustan ikkagi, et tegelikult võib-olla mingil kombel, et vaata nagu organisatsiooni, ma ei tea, struktuur või asi või nagu mingid, ma ei tea, poliitikad ja strateegiad, et mis on peakontoris nagu aktsepteeritud, et need kanduvad ikkagi nagu üle ka tütardesse, et võib-olla osad asjad nagu tulevad nagu kaugemalt ja ma ütlen, nagu teine nagu teema ka, mis nagu tuleb nagu pähe, et kui öelda nagu, et vahest minevikus ma mäletan, kui me oleme ka nagu tõstnud enda nagu selliseks nagu loosungiks nagu kohalikud investeeringud või see oli esimest korda nagu pärast nagu majanduskriisi, kui teised lõpetasid siia investeerimise, me ei olnud investeerinud, aga hakkasime siia nagu investeerima ja siis oli, ma usun ka, et su kolleeg, kes nagu ühe väitena, miks ei investeerita, nagu tõi seletuseks selle, et siin ei ole kuskile nagu investeerida, siis mõtlesin, me olime just nagu väikene nagu organisatsioon, ütlesin, et jah, et mul nagu LKV-na on nagu võimalik nagu öelda nagu seda, et me ei saa nagu et meie ei loo neid investeeringuid, aga kas riigi nagu suurem finantsgrupp nagu saab nagu jääda selle seletuse taha, et siin ei ole kuskile nagu investeerida, võib-olla nagu grupp ise peaks neid asju nagu turule tooma, ma saan aru, et see on võib-olla ka seadustega keeruliseks nagu tehtud, et regulatsiooni jälle, kuidas võetakse nagu headline riski, et kuidas välditakse huvide konflikti, mis on nagu suhtumine nagu sellesse, et kas on nagu võimalik, et Swedbank nagu tooks nagu uusi emitente turule ja seejuures nagu fondid sinna investeeriks, et see on ka, ütleme, jälle ongi nagu see nagu
ütleme, ka seadusse, mis on seda üritanud nagu välistada, aga selles väikses ringis ma arvan, et me kõik peaksime julgemalt nagu minema sellistesse nagu ka vahest niimoodi huvide konflikti situatsiooni, kus kohas nagu ise nagu looma nagu seda turgu ja võib-olla astuma nagu suuremaid nagu samme, et oleks neid ettevõtteid, kes tahaksid nagu raha kaasata, tuua neid nagu turule, innustama neid ja siis ka ise investeerima ja siis ka neid rohkem nagu seletama ja lahti nagu kirjeldama. ma arvan, et siin on tegelikult vastus midagi sellist, et noh, et jah, võib-olla tollekord 10 aastat tagasi või pigem oli see jah, umbes 7-8 aastat tagasi, et kui turul oli nagu pakkumises on 2-miljonilised või midagi emissiooni, mida sai kas ise teha või mitte ja noh, ütleme sellest veel paar aastat varem me ka suhteliselt aktiivselt ise ajasime ka emissioone niimoodi korraldamise poolt, et siis mingil hetkel tõesti tundus, et noh, et võib-olla 2-miljonist emissiooni, kus fondi maht on 500 miljonit, et noh, et lihtsalt ei olegi mõistlik või sa ei jõua ka analüüsida. Ja ma olen seda maani selles mõttes, et siin tuleb ka nagu aru saada, et kui sa astud aktsionäri sussidesse pensionifondiga, et sul on 2 erinevat rolli, et mitte pensionifondiga, vaid teise inimese raha valitsejana. Et kui sa oled riskikapitalist, nagu siin ütleme Kasela või Baltkap või teised, eks ju, sul on hoopis teine, kuidas ma ütlen, motivatsioon, riski võtmine ja nii edasi ja astud sinna. Ma arvan, pensionifondid peaks võib-olla vähem minema sellistesse väikestesse emissioonidesse ise sisse, kuna ikkagi võime nüüd seda tootlust maksimeerida selle ettevõttes ise toimetades on võib-olla väiksem, noh see kõik on skaalal rohkem või vähem, ma ei räägi mustvalgelt, et ja noh, mingist hetkest alates sul ikkagi jah, nagu see lisatootlus sealt baaspunkti näol sellest 2-miljonisest instrumendist on nii väike, et noh, sul ei olegi nagu mingit pidi mõtet. Küll aga see asi käib alati, sellel mündi teine külg on see, et järelikult kui ikkagi huvi on või ühesõnaga kui poliitikas, vot see on küsimus, kas poliitika on või ei ole, siis peaks olema see asi kompenseeritud läbi kas private equity fondide või fondide. Ja nüüd minu arvates viimase 2 või 5 aasta saavutus on tegelikult see, et meil on tekkinud mingisugune ikkagi hulk, mis on ühest erinev riskikapitalifonde, kuhu ka pensionifondid on investeerinud täna faktiliste baasil, et ma arvan, et siin ei ole nagu päris välistust, aga mõte on selge, et noh, mida sa ütled tegelikult on see, et niisuguseid 2-miljonilisi emissioone, ma ei tea, miks see number mul peas on, mul ei ole ühtegi konkreetset näidet, et noh, tegelikult võiks fondivalitsejaid rohkem vaadata ja investeerida sinna oma analüüsi kompetentsi, sest no lõpuks krediidiasutuse poole pealt me tegeleme ka suhteliselt väiksemate projektidega kui 2000 eurot isegi sageli. Et noh, siin on nagu, ma arvan, see kriitika täiesti adekvaatne ja õige. Ma usun, et nagu, et võib-olla on siin ka aeg nagu ütleme regulatsiooni poolest nagu edasi läinud, et see oli võib-olla 2 aastat tagasi jah, võib-olla fondi mahtusid ja investeeringuid piiranud silmas pidades, et noh, ütleme meie puhul me ei oleks saanudki nagu suuremaid nagu asju nagu teha, on ju, aga siis ka regulatsioon nagu andis nagu investeeringuteks nagu ruumi ja tänasel päeval on võimalik nagu teha suuremaid asju. Vist niiviisi, et pensionifondid, meil oli ka üks piirang oli, mis oli vanasti, oli see, et pensionifondid kokku või eurofondid kokku, mille hulka läksid ka pensionifondid kuidagiviisi, ei tohtinud omada ettevõtte aktsiakapitalist üle 10% ja võlakirjadest vist oli ka mingi protsent, no mis muutiski selle pileti triviaalselt väikseks, et sul ei olnud mõtet seda analüüsida. Aga ma mõtlen, see turu see piirang on selgelt likvideeritud. Tuleks korra selle 3,3 miljardi euro juurde tagasi, et tõepoolest, eks sa ütlesid hästi, et ja te mõlemad, et meil on esimene eesmärk on loomulikult, eks sul on lepinguline suhe osakuomanikuga, sa pead talle näitama parimat tootlust ja kõik muu seal ümber, nii-öelda selle teise isanda teenimine, testi investeeringud, võib-olla sa ei saagi niimoodi mõelda, eks, aga teiselt poolt, eks see 3,3 miljardit koosneb ka riigi enda sissemaksetest süsteemi ja riik tegelikult oma nii-öelda sotsiaalkindlustusraha, mida võiks ju seda niimoodi kvalifitseerida, eks annab siis eraõiguslikele fondivalitsejatele, et kas ütleme tänastes investeerimisoludes, eks, et kus võib-olla aastad on ütleme see kogumisfaas toimunud sellises tõusutsüklis ja täna räägitakse võib-olla nende paradigmade muutusest, et peaksime äkki üldse teistmoodi mõtlema ja mul on küsimus, Heido, sulle, et kas võiks
ka nii mõelda, et võtame siis koos eraõigusliku pensionifondi valitsejatega ja siis selle riigi sissemaksega ja teeme mingeid ühisprojekte nagu riigis, kus siis mõtlemegi natukene teistmoodi, kui võib-olla seda tehakse nagu ütleme, tavaliselt siis pensionifondi investeeringutes ka kõikides teistes riikides. Vot ma vastaks sulle niimoodi, et nii võib mõtelda ja mõtlema peabki igat moodi, aga vaat mida teha tuleb, see on iseasi. Mõtlemine ei ole kunagi keelatud. Ja kõige rumalam tegutsemine on see, et teed veerand sõitu, ühte sõitu ja siis sõidu pealt hüppad kiiresti veel poolel teel, mis poolel teel, veerandil teel teise, sest tundub, et parem on. Aga ma tuletaks meelde ikka vana tarkuseraamatut, nimelt Saalomoni see oli küll Joosep. Tema ütles, et 7 lahjal aastale või 7 rikkal aastale tuleb järgi 7 lahja aastat ja siis tulevad jälle rikkad aastad. Ja sellepärast, kui nüüd lahjal aastal kuhugi hüpata ja teha mingisugune selline populaarne ja hästi näiv otsus, siis meil ei pruugi kõige paremini minna. Aga mis minu meelest kõige olulisem, me peame kõike oskama ja me peame oskama manööverdada, töötada erinevates majanduskliimades, erinevates keskkondades. Ja kui me õpime ainult töötama indeksifondidega ja ütlema, et USA fondid on need, mis on meie õiged fondid, siis me selles maailma võimalusi ära kasutada ei oska ja oleme riputanud ennast ühe turu külge, mis kõigub võib-olla nii, nagu meile ei meeldi. Nii et minu meelest on nõnda, et me peame siiski, kui me midagi teeme, siis me peame seda tegema ikka mitte sekundhaaval ja siis jälle ümber pöörama. Tuletan veel meelde niisugust väejuhti nagu Napoleon, tema ütles, et käsk ja vastukäsk on korra lagedus, mitte edu. Nii et pensionifondide järsu muutumise vastu ma olen juba mitmel põhjusel. Ja teiseks me peame õppima kõike oskama. Ja siis, kui me kõik oskame, siis me peame pidevalt vaatama, et millised need suured trendid on, kuhu maailm läheb ja kus on meie parem positsioon ja mitte jooksu pealt hobuseid iga kivi juures vahetama. Jaa, aga võib-olla, Andres, et kuidas sa tunned täna, et siin oli viide ka sellisele üldisele ökosüsteemile nagu investeerimises, et meil peaksid olema oskused erinevates kohtades. Robert ka viitas, et meil on siin riskikapitaliste juurde tulnud, et kuidas hindad, et sinul on ikkagi väga suur osakuomanike raha, mida investeerida ja tõenäoliselt sellega kaasneb ka palju suhtlust erinevate huvidega, et on see ökosüsteem täna nagu olemas meil, et kes siis heas mõttes paketeeriks neid tehinguid ja toimib, mis turul toimub üldse hetkel? Ma ütlen, minu arust nagu siin ei saa nagu muna ja kana küsimus, ma arvan, et ei saa ökosüsteemi olla nagu ilma investeeringute ja ilma nagu raha vajaduseta, et algul loome mingi ökosüsteemi ja kirjutame suured seadused ja siis vaatame, kas asjad hakkavad nagu toimima, et mulle pigem nagu praktiliselt ma olengi niimoodi üritanud nagu käituda või mõelda, et prooviks asju nagu teha kõigepealt, algul võib-olla väikselt, mitte väga suuri nagu riske nagu võttes, võtan rahaliselt väga suuri, et teha nagu proportsionaalselt suhteliselt väikeste asjadega, siis sellest nagu õppida ja sealt nagu arendada. Ja ma mõtlen, selle turu arenguga mulle tundub ka, et siin, et kui ainult kirjutada nagu seadusid või ainult nagu mõelda, et kuidas me küll nagu siin vahendaksime, seal paketeeriksime, et siis võib-olla see turg ikkagi nagu ei lähe nagu arenema, või ei hakka nagu arenema, et tegelikult peaks olema nagu see, et need, kes tahavad investeerida, peaksid üles otsima nagu neid, kes raha vajavad ja vastupidi, et ma olen nagu seda paralleelselt nagu näinud natuke seda turu arengut ka nagu LHV Grupi nagu poole pealt, et kus me mingil kombel ka aitasime kaasa turu arengule üle pika ja tõime ühe uue aktsia nagu börsile, et tegelikult see on nagu, et selleks tingimata alati ei ole vaja nagu vahendajaid ja paketeerijaid, et kõige tähtsam on lihtsalt nagu, et raha vajaja
ma arvan, et see on võib-olla isegi kõige nagu õigem, et selles järjekorras see nagu raha vaja, kes tahab raha, läheb ja otsib nagu seda, et suhtleb, räägib, üritab oma ideed, oma projekti nagu müüa ja teha seda ka nagu selliste sammudega, et kui natukene ka eksitakse, et siis oleks võimalik seda nagu parandada ja ma ütlen, nagu see oli huvitav kogemus, nagu kuidas LHV Grupile nagu raha nagu tõsta, et olles ise nagu kogu aeg seal nagu sees teha, algul minna nagu omas inimeste juurde, keda väga hästi nagu tunned, kellega koos töötanud oled, kellega koos raha teeninud oled, nad ära veenda, on ju, vahest on neid isegi kõige raskem veenda või ütleme, selles suhtes iseendal on nagu neile rääkida, et kuna sa neid tunned ja võib-olla vastutus on nagu veel ka väga suur, et mitte nagu alt vedada ja siis nagu minna järgmise nagu ringi juurde ja käia ja saada nagu ei-vastuseid nagu rohkem kui nagu jah-vastuseid, et seda ei peaks kartma ja selleks ei peaks nagu palkama vahendajad, kes kõik need ei-vastused nagu vastu võtab ja ainult nagu jahid sulle nagu edasi nagu annab, et ma arvan, nagu oluline on see, et nagu rahavajajad ja rahaomanikud nagu võiksid omavahel rohkem nagu suhelda, on ju, ja neid rahaomanikke, neid ei ole ka nii tohutu nagu suur hulk nagu Eestis, et meil hakkab alles, ma arvan, nagu pensionifondidega sellisesse nagu suurusjärku nagu saanud, kus nad saavad seda tüüpi nagu investeeringuid teha ja seadus nüüd soodustab ka taoliste asjade nagu tegemist, et lisaks pensionifondidele on siin private equity nagu fondid juures, kes on nagu täna Euroopa Investeerimisfondi initsiatiivile ma arvan, suuresti nagu sündinud või uue nagu tõuke nagu saanud ja kui see initsiatiiv nagu, ma ei tea, oli see paar aastat tagasi või kuna see alguse sai, kui jah, et 3 aastat tagasi, et ei osanudki näha nagu selle nagu tähtsust, aga tänasel päeval ma näen, et see on nagu väga suur asi, et mis on nagu pannud kapitaliturgudel tegelikult asjad nagu toimuma ja kuidas nagu pensionifondid kaasa tõmmanud ja kui suur meie huvi nagu selle teema vastu on ja ka siis nagu ütleme ka täiendavad nüüd ka co-investeeringute vastu koos nende private equity fondidega, et ma arvan, et me oleme jõudnud päris huvitavasse nagu punkti, et kus kapitaliturud tegelikult võivad nagu järsult nagu tuule tiibadesse saada, et ja kui sellest ökosüsteemist nagu rääkida, et on need siis nagu paketeerijad või investeerimispankurid ja juristid, et tõesti et kui turg kasvab, on need kindlasti nagu juurde nagu vaja, et ma ütlen ka, et kui me pensionifondidega otsustasime, et me tahame rohkem kohalikku asju nagu vaadata ja algul saatsime ka sellised nagu koostöö, ma ei tea, deklaratsioonid välja, et kes need advokaadibürood on, kellega teha, me mitte kõigilt ei saanud tingimata nagu vastuseid, nad üldse tahaksid meiega nagu rääkida, et tõenäoliselt tööd oli nii palju siis, et mitte võib-olla isegi nagu tagasisidet nagu anda, et ma arvan, kui see sektor nagu kasvab, et tuleb juurde siin ka tööd nagu nii investeerimispankuritele kui juristidele, aga ma arvan, ühtegi asja ei saa nagu eelisarendada. Jaa, ma küsin korra vahepeal, kas aeg on sealmaal, et äkki on saalis tekkinud mõnel küsimus või tahab kuidagi arvamust avaldada? Jaa, seal on üks. Palun mikrofoni sinna. Tere, Indrek Kolsp, minu nimi SEB Elu pensionikindlustus. Et kuulan teid siin ja et räägime pensionisüsteemist, aga me tegelikult räägime kõigest 10% inimese pensionist või 10-20% või suhteliselt väiksest osast. Et ma tahaks pildi suuremaks tõmmata, et ja rääkides meie pensionisüsteemist, et mis siis tegelik väljakutse on. Et süsteem on, ma väidan seda, et on nii hea, kui sinna sisse panustatakse, ja täna me oleme loonud sellise kuvandi pensionisüsteemist, et meil on esimene sammas, meil on teine sammas ja meil on kolmas sammas, et justkui kõik on olemas. Aga kui nüüd asja nagu sisse vaadata, siis mida me tegelikult teinud oleme, on see, et me võtsime esimesest sambast tükikese kunagi ära ja nimetasime selle teiseks sambaks. 2% tuli juurde, nagu panustati sinna süsteemi, aga see on ka kõik. Ma võrdlusena võin öelda näiteks seda, et Rootsis on see asi teistmoodi nimetatud, et Rootsis on see kõik esimese sambana, et mul on nagu küsimus, et kas see kuvand, mis me loonud ei ole, kas see ei ole meid nagu väga nagu kõvasti eksitanud, me oleme ühtepidi justkui nagu ootame, et sealt peaks tulema rohkem, kui me tegelikult kätte saame. Et meil on ootus tekitatud, 3 sammast töötab, aga tegelikult me istume 40% peal ja see on kõik. Aga pensionisüsteemi ootus tegelikult on täna 60-70% lõpuks, mis peaks inimesele pensioni tootma.
et kas me ei peaks seda kuvandit muutma hakkama, et nimetame asju õigete nimedega, et meil tegelikult teine sammas on puudu. Soovib keegi mina kommenteerida? sooviks ja ühendaks kokku, mida ennem Andres ütles, sellesama nüüd lausega, et muna-kana ja et kas keegi peaks meie eest midagi ära tegema või mitte. Ma arvan, et siin täpselt Andres avas seda, ja miks me ei räägi mitmest sammast korraga, on sellepärast, et me leppisime ennem kokku, et me räägime teisest sambast ja investeeringutest lihtsalt. Aga on see, et tõepoolest, et kui on kellelgi raha vaja, ta läheb kas panka või aktsiakapitali omanike juurde ja tõstab seda raha. LHV Grupp käis, nagu sa ütlesid, esialgu rikaste eraisikute pool ja pärast mitte nii rikaste, kuid siiski, kellel oli börsi raha panna ja tõstis selle raha kokku. Me näeme krediidi poole pealt, et inimestel on väga palju nutikaid ideid iga päev. Sageli tullakse raha küsima, andmata aru, et kas tegemist on laenuga, mida küsitakse üldiselt, ikkagi pankast saab reeglina laenu, aga et tegelikult vaja on võib-olla hoopis omakapitali ja nii edasi. Aga kokkuvõttes on kell jänusel jalad ja mingit pidi ka fondivalitsejana, ma olen sellega nagu tegelenud, ka fondivalitsejana, et ikkagi kui sul on iseenda kokku lepitud võrdluseesmärk või benchmark, mis ütleb, et 10%, 5% kohalikesse varadesse või kohalik inflatsioon, siis tegelikult ei ole mingi vabandus nõukogule raporteerida, et ma seda ei investeerinud sellepärast, et ei olnud instrumente. Et võtta kätte ja tee ära. Ja siin nagu samamoodi, eks ju, et meie pensionisüsteemi suurim viga on see, et pensionisüsteem on liiga väike. 3,3 miljardit ei taga siin ruumis väga paljudele 60, 70, võib-olla isegi 40% pensionieelsest palgast. See on probleem. Raha on liiga vähe. Raha tuleb juurde, iga meetod selle tõstmiseks on hea, olles Indrakuga korduvalt kokku puutunud, ma arvan, et tööandja pension on ka väga hea meetod raha kogumiseks. Samas, meie elatusjärg ei ole nii kõrge, et kui me räägime ikkagi kõik, ütleme siis tervet tööealist elanikkonda hõlmavat süsteemi, siis elujärg ei ole paraku selline, et inimesed oleks loobumas vabatahtlikult tänasest sissetulekust ülehomse pensioni arvel. Ma arvan, et see on see vaidluskoht ja siin me ei saa öelda, et kas teeme mõne maksuseaduse teistmoodi või nii edasi, kokkuvõttes on suletud anemute mäng, raha on lihtsalt liiga vähe ja selle kogumiseks on vaja aega. Heido, sa tahtsid ka lisada midagi? Jah, ma olen Indrekuga poolest saadik nõus, poolest mitte. Me siiski tegime PSJGU asemele või tema kõrvale kogumispensioni ja tõsi, lootused sellele olid ülemääraselt suured, need läksid umbes samasse, et jõuda 15 rikkama riigi otsa. See oli aeg, kus oli intress, oli hoopis teine. Keegi ei arvanud, et tuleb 8 aastat elada intressivabas maailmas. Ja ma ei tahaks nendele, kes sellest teisest sambast niimoodi rääkisid, nagu nad rääkisid, mitte midagi ette heita, sest me vaatasime, kuidas Eesti majandus tol ajal arenes, millised olid nominaalkasvud ja loomulikult paistis, et ta lahendab probleeme ära, aga on selge see, et ta ei lahendanud ja ma ei näe üldse mingit põhjust, miks me ei võiks vaadata, kuidas siiski saada sinna vähemalt kolmandik raha juurde, selle praeguse 6% asemel 9 või 10%, mis tõenäoliselt reaalses maailmas tagab normaalselt minimaalse äraelamise, mitte minimaalselt mitte normaalse äraelamise. Üks küsimus oli veel. Ei olnud, ma nägin ühte kätt veel. Muuseas, kui sa otsid seda kätt, siis ma võin öelda, et 15 aastat vana Mihkel Õimu idee, et avame teise samba, et kui inimene soovib, võib sinna vabatahtlikult rohkem kanda. Siin on mitmed Rahandusministeeriumi ametnikud, mõned päris kõrgel, et see tooks raha juurde. Jaa, kui nüüd kokku võtta, et me alustasime ja me fokusseerisime seda Eesti investeeringute osakaalule, et mulle jääb nagu kõlama see, et kuidagi selline loomulik areng võiks nagu selles küsimuses olla ja kui ma nüüd küsin teilt lõpetuseks igal ühel 15-20 sekundit, et on meil mõni
tõrge, millega siis ei peaks nagu loomulikul teel tegelema, vaid kuidagi nagu ravima siin Eestis, et me tõesti peaksime nagu kusagil midagi muutma, et võib-olla siis jõuab rohkem raha Eesti ettevõtlusse, majandusse, teise samba raha või on selline tõrge kusagil, millega võiks jõuga tegeleda? üks tõrge on kindlasti, see on inimese kahe kõrva vahel ja lootus, et midagi sünnib iseendast. ma arvan, et selliseid seadusandlikke tõrkeid, isegi kui need on nii väiksed, et need laias laastus ei takista küll midagi. minu arust on, vaata, üks asi on nagu tõrge ja teine on nagu motivaator, et mis paneb asju nagu käituma, et kui vaadata nagu tõrkeid, siis minu arust need aja jooksul on neid tõrkeid viimase 2 aasta jooksul on nagu regulaatorid neid kõrvaldanud, et kui pensionifonde vaadata, ennem räägiti pankadest, kui pannakse regulatsiooni juurde, et siis ma vaatan nagu Eestis pensionifonde nagu turul on nagu minu arust liikumine on nagu teises suunas, need ütleme sellise piirangud, mis takistavad siia investeerida, on nagu kõrvaldatud ja kui ma olen nagu mõelnud just, et mis meid on pannud rohkem nagu mõtlema kohalike investeeringute peale, on pigem seal nagu laiem globaalne nagu majanduskeskkond, et mu hinnangul juba päris pikka aega, et on väga paljude nagu varade hinnad ebamõistlikult kõrged, on siis nagu on need nagu päris mitmete riikide aktsiad, on need nagu, kui vaadata nagu võlakirju, mis kuskil mingit tootlust ei saa, see mõjutab nagu kinnisvara, mille hinnad nagu kõrged on, ja kui vaadata nagu ütleme nagu sellist likviidset nagu kraami, mida börsilt nagu osta saab, kui nad nagu liiga kallid on ju, ja ma tunnen, et et ma eksiksin millegi vastu seda kallist vara nagu kokku nagu ahmides, sellepärast et kõik teised seda ahmivad, siis nagu hakkad nagu ise neid investeeringuid nagu looma ja tegema ja see on ka võib-olla olnud meie poole pealt, ütleme, selline nagu motivaator, mis on pannud meid rohkem nagu Eestisse investeerima, kui ma vaatan nagu kogu majanduskeskkonda, siis mis mind nagu Eestisse uskuma paneb, on nagu see, et meie leverage on nagu, või ütleme, nagu laenukoormus on suhteliselt, ütleme, väga väike, et kui sa vaatad seda nagu riigi tasemel olematu, on ju, ettevõtted, eraisikud, et jälle, et ma arvan, nagu sellises globaalses kontekstis on nagu laenukoormus madal, mis teeb mu jaoks nagu Eesti investeeringud pigem nagu, ütleme, madalama riskiga võrreldes nagu muude asjadega ja motivaator, miks seda rohkem vaadata, on see, et kui nagu paljud muud asjad, sellised likviidsed investeeringud tunduvad nagu ebamõistlikult kallid olevad, on ju, siis hakkamegi ise nagu looma ja tegema neid asju. Ja mulle tundub, et pigem on praegu nagu regulaatorid kõrvaldanud neid takistusi ja turg on nagu loonud motivatsiooni siia koha peale rohkem nagu investeerida. Mulle tundub, et asjad lähevad nagu õiges suunas, on ju, ja lihtsalt on veidike kannatust nagu vaja. Jaa, ma korra astun ka hästi kiirelt 20 sekundit järelevalve kingadesse tagasi, et ka meie vaates tegelikult võib-olla selline loomulik areng selles küsimuses, mis on aastaid painanud siin Eestit, et miks on nii vähe investeeringuid Eestisse, võikski olla niisugune loomulik tee, eks, kus me siis loomulikult areneme, loomulikult mõtleme mingite asjade üle, arendame, et jõuga seda küsimust lahendada, ka järelevalvelises mõttes see kindlasti tekitab, eks, kusagil mingeid riske, eks, et kus sul tegelikult siis võib-olla ei käi see niimoodi parima tootluse ja seejuures parima riskijuhtimise nagu raames, et las see turg toimetab oma sellist loomulikku ja varavalitsemise omaste viiside kaudu. Ma ütlen, kui ma võin veel lisada, ütleme siis selles kontekstis mulle tundub üks muutus on veel nagu toimunud, ütleme sellist nagu kohalike investeeringutega, mitte ainult Eesti kontekstis, aga mujal maailmas, et selline natukene nagu mis kui vaadata sellist nagu diskussiooni, et mis Ühendriikides või Inglismaal või kuskil mujal nagu toimub, et mõned riik, kui varem nagu kardeti nagu öelda, kui mingi asi tundus nagu protektsionistlik ja vähem liberaalne, siis tänasel päeval on see kummipael nagu nii teisiseeruvad nagu venitatud, et kui natukene rääkida millestki nagu koduturust või siia investeerimisest, siis see enam nagu ei tundu nii radikaalne, et kui siin nagu mõned nagu riigijuhid nagu tweedivad lihtsalt nagu käske nagu ettevõtetele, kui palju nad peavad investeerima, siis mulle tundub, mis on laiem nagu mõtteviis on ka nagu muutunud, et mis suunas võib vaadata. Jaa, aga tänud!